mõne sõnaga pajatan oma viimase 2 öö ööbimislahendusest. Et kasutasin siis sükest 4x4 ehk siis mitte 4-rattaveolist, vaid 4 meetrit korda 4 meetrit tarpi. Ja mitte lihtsalt tarpi, vaid termotarpi. Termoks teeb ta see, et ta on siit seestpoolt hõbedane, väljaspoolt on roheline. See on Bushmani tarp ja mis mulle see tarbi juures meeldib, siia on sisse õmmeldud siis nagu sellised tugevad rihmad, et kõik pinged jagunevad siis pigem nii-öelda nendele rihmadele, mis siis nii-öelda jookseb kogu seda tarbi serva pidi. Ja siin on teibitud õmblus ja peal on rihm, et kogu see pinge jaguneb jah rihmale, mitte siis kangale endale. Et see on nagu selles mõttes geniaalne. Ükski teine tootja minu teada sellist tarpi ei tee. Ja siin all on siis mul, kuna jätkuvalt on veel igasuguseid putukaid, näiteks eile sain siit põrgu pealt ühe puugi kätte, on siukse brändi nagu DD, võib-olla ka siis DD Hammock, sellise nii-öelda, kuidas võiks isegi öelda, vanakooli siukest presentiltki meenutab sääsevõrk. Ja lisaks sellele, et tal on siukene mõnusalt suur avaruks, ei ole see mitte ainukene uks. Et tegelikult on tore ka see, et tal on 3 must kokku. Otsad on samuti sellised, mis käivad lahti. Teda saab paigaldada siis nii-öelda rippu, mingite toigaste matkakeppide otsa. Teda saab nii-öelda tõmbad kuskil puude vahelt nööri, riputad nii-öelda nööri peale. Ja minu arust on valmidus ka selle sama brändi nii-öelda ühe mingit laadi tarpide külge teda panna. Aga sükene hea kerge asi veekindla põhjaga. Kas ta nüüd silikoniseeritud nailonist on, täpselt ma ei oska öelda, võib isegi olla see põhi, aga nailon kindlasti hästi hea kerge läheb väikseks kokku. Aga et siis selline tarbilahendus, mis on minu arust nii-öelda suvisel kämpimisel ja miks ka mitte matkamisel, üks paremaid, et mul ei olnud vaja seda, et mul oleks nüüd tagatud mingit pidi varjualusel soojapidavus. Hetkel olid ööd nii soojad, et ei olnud põhjust öösel panna isegi suvise magamiskoti lukku kinni. Kuigi juba on sisuliselt augusti, issand, ma ei teagi, äkki on täna juba september, võib-olla ei ole ka. Ei ole vaadanud kalendrisse. Et selline hea lahendus, et ööd olid soojad ja vaat kui suvel käia, aga on niisugune vihma võimalus, siis sellisel paigaldatud tarp, et 2/3 nagu tuleb tagantpoolt seinaks ja 1/3 siis nagu etteotsa katusealuseks. Veidikene on mul siit allapoole ka painutatud. Et on täpselt ideaalne näiteks kahekesi matkata, ringi kolada. Kui hakkab vihma sadamas, siis sul on siin all piisavalt ruumi, et toimetada. Ei pea vihma käes olema. Et saad siin istuda, aega veeta, priimuse pealt süüa teha. Ja kuivaks jääda. Et ühelt poolt otsas ma kinnitasin siis
sinna selle nii-öelda lõkkekoha laua külge. Noh, üsna tihti ma metsas panen samamoodi ta üles kahe puu vahele, aga kuna mul siin puud ei kasvanud, siis võtsin metsast ühe roika, kinnitasin tarbi selle külge, vedasin vastu pingeks siis nööri ja see kõik kannab välja nii-öelda sääsevõrgu poolt tekitava pinge pluss tarbi poolt, et ei ole üldse probleem. Et selline mõnus suvine varjualuse lahendus. Noh, tegelikult ma usun ka, et mis usun, mul on lihtsalt praktika olemas, et ma olen niimoodi tarpi kasutanud ka veel kuskil oktoobri lõpus, et peaaegu novembris ka, et ei ole nüüd nii külm olnud ja mis ma ise ka olen teinud, et kuna sügisel nagu putukaid on märgatavalt vähem, siis ma enam ööbimiseks ei kasuta nii-öelda sellist sääsevõrgu lahendust siin all ja teengi oma laseme nii-öelda maapinna peale, mitte päris otse, ma teen tavaliselt ikkagi mingitest puuokstest mingisuguse primitiivse lavatsi, mille peal siis läheb lebomott ja nii edasi, aga mis on täitsa toimiv lahendus näiteks sügisel, et kui tahaks, et oleks mõnus siin all soe tiksuda, siis ma olen teinud kuskile siia enam-vähem tarbi ette, ütleme, et jah, siis ei ole nagu, kuidas öelda, ma alati sellist toigast kasutanud, et olen teinud siia kusagile ette väikese lõkke ja täitsa mõnus on, kuidas siia alla soojus kiirgab ja see tarp ise toimib siis sellise nii-öelda sooja ekraanina, et kui tuled nagu tarbi alt välja, siis saad aru tegelikult, et ahaa, ta võib ju olla küll sul kolmest küljest lahti, aga ikkagi siin all oli tunda, et on märgatavalt soojem kui väljaspool nii-öelda seda tarbi katuse pindala. Et siis selline lahendus looduse ja matkahuvilistele.